Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ramadan, nagu me kõik teame, on ka Koraani kuu ja sellepärast ma selles videos nüüd räägin natukene tõenäoliselt ka järgnevates videodes Koraani mõnedest väiksematest suuradest ja nende tähendustest. Tihtipeale me loeme Koraani, loeme ka neid väiksemaid suurasid või isegi Al-Fatiha suurat ja me ei mõtle selle tähenduse peale ja sellepärast tihtipeale need palved ka, mis me teeme, kui me need suurasid loeme Koraanist, ei ole ka niivõrd suure keskendumisega ja see just aitabki, kui me mõistame nende tähendust, aitab meil ka seda keskendumist, palves keskendumist suurendada. Ja selles videos ma natukene räägin kõigepealt, kuidas inimesed jagunevad erinevatesse kategooriatesse Koraani suhtes ja siis natukene ehk alustan ka juba Al-Fatiha seletusega, mis võib jätkuda ka siis järgmises videos. Aga kuidas siis inimesed jagunevad kategooriatesse Koraani suhtes? Inimesed jagunevad kahte äärmusesse ja siis keskel on selline mõõdukas kategooria. Ja need kaks äärmust on siis need, kes jätavad selle Koraani täiesti hooletusse ja siis jätavad Koraani nii-öelda maha lihtsalt, et nad ei tegele sellega, jättes siis näiteks selle lugemise, selle päheõppimise, selle üle mõtisklemise ja selle põhjal tegutsemise, samuti ka selle abil ravimise. Me teame, et Koraanil on ka ravivad omadused. Et see on siis see üks selline äärmuslik kategooria, ehk siis hooletus või hooletusse jätmine. Teiselt poolt on sellega on Koraani suhtes äärmuslik olemine, mis tähendab seda, et kus inimesed õpivad Koraani pähe ja loevad seda, aga nad ei mõtiskle selle üle ja nad ei tegutse selle põhjal. Sest tegelikult see on ju palju tähtsam pool Koraanist, just selle üle mõtisklemine ja selle järgi tegutsemine, mitte siis ainult selle niimoodi robootiliselt päheõppimine ja lugemine, et kui me sellest mitte midagi aru ei saa ja kui me eriti ka selle järgi ei tegutse. Ja näiteks prohveti sallallahu alaihi wasallam kaaslastel oli ka kombeks õppida natukene sellest Koraanist korraga, aga siis seda ka kohe praktikasse panna, et selle järgi tegutseda. Et kahjuks on niimoodi, et meil võib olla nii vahel, et me loeme küll Koraani, aga me ei tegutse selle põhjal ja me ei saa tihtipeale ka sellest aru. Sellepärast on ka hästi hea, et kui me loeme nüüd ka, kes on õppinud lugema araabikeelset Koraani, aga ei räägi araabi keelt või ei saa sellest aru, siis on hästi tähtis, et me ikkagi võtaksime kõrvale ka mingisuguse Koraani seletuse või tafsiiri, on see mis iganes keeles see on, millest me aru saame. Et hästi palju on näiteks ingliskeelsid, enamusel meist on inglise keelega, inglise keelt me oskame enamasti, või siis näiteks venekeelsid Koraani seletusi on olemas ja isegi viimase 30 kohta on eestikeelne Koraani seletus olemas hästi, mis on Kätlin Hommikuprapte poolt koostatud. Et ka eesti keeles on võimalik neid väiksemaid suurasid mõista niimoodi selle seletuse läbi. Ja siis jällegi just, kui me palvetes neid loeme, palvetes tavaliselt me loemegi neid väiksemaid suurasid, kui me neid tähendust ka mõistame, siis aitab meil seda palves keskendumist suurendada. Nii, need olid siis kaks äärmuslikku, need, kes jätavad maha selle lugemise, päheõppimise, selle järgi tegutsemise, mõtisklemise ja teine pool siis, kes õpivad seda pähe ja loevad seda, aga ilma, et nad selle üle mõtiskleks ja ilma, et nad selle järgi tegutseks. Ja siis nende vahepeal on siis selline mõõdukas kategooria, kuhu me kõik võiksime kuuluda. Ja see on siis need inimesed, kes on järjepidevad seal lugemises, mõtisklevad selle üle ja paluvad Jumalalt abi ka selle järgi tegutsemisel. Et ka just see tegutsemise pool on hästi tähtis ja just see mõtisklemise pool. Ja see on ka täpselt see, kuidas eelnevad varasemad moslemid käitusid, kes olid õigel teel, et ei olnud sellises kahes äärmuses.
ja Jumal ütleb ka Koraanis ja sõnumitooja ütles, o mu issand, tõesti minu rahvas on võtnud selle Koraani kui midagi maha jäetud. Et paljud inimesed jätavadki selle justkui maha, selle Koraani, ja ei tegutse selle järgi, ei mõtiskle selle üle, ei loe seda, ei õpi seda pähe, et ei tee mitte midagi sellega. Ja teine siis äärmuslikkus, mille kohta siis Jumala sõnumitooja sallallahu alaihi wasallam on öelnud, selle inimese järeltulijate hulgast tuleb rahvas, kes loevad Koraani, kuid see ei jõua kaugemale nende kurgust. Ehk siis nad ei mõista sellest, nad ei mõista seda, nad ei saa sellest aru. Ja nad tapavad islami rahvast ja jätavad rahule ebajumal kummardajad ja nad lahkuvad islamist nii nagu vibunool läheb läbi sihtmärgi. Et mis tähendab siis, et nad justkui lähevad islamist hästi kiiresti välja. Ja see tegelikult ka hadith, mis kirjeldab siis Khawariji sekti, mis on siis kõik see tänapäeva näiteks ISIS ja kõik selline Al-Qaeda ja need sellised äärmuslikud grupid. Ja esiteks siis ma ütlesin, ma hakkan natukene rääkima Koraani tähendustest, väikestest suuradest ja alustuseks siis Al-Fatiha suura, see mida me loeme kõik iga päev, mitu korda, kuna me loeme seda igas raka'as, igas palves. Ja araabia keeles me teame, kuidas see kõlab ja kõigepealt siis esimene värss, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ja just see bismillahirrahmanirrahim ka tegelikult, see tähendabki, et ma alustan kõige kõrgema Jumala nimega ja siis see, kuna selleks on bismillahirrahmanirrahim, juba see bismillah, see juba tegelikult hõlmab kõik Jumala ilusad nimed. Nüüd Jumal või Allah on siis see teenitav ja kummardatav ning üldse ainuke, kes väärib seda kummardamist ja teenimist ning seda just tema jumalikkuse omaduste tõttu, milleks on ka siis need mainitud omadused, mis on täiuslikkuse omadused, nagu halastav ja armuline. See bismillahirrahmanirrahim, halastava ja armulise Jumala nimel on siis see tähendus eesti keeles. Ja need kaks nime viitavad ka sellele, et kõige kõrgemale Jumalale kuuluvad hästi lai ja lõputu armulikkus ja mis hõlmab siis või katab iga elav olendi ning mille ta on määranud nii jumalakartlikele, kes siis järgivad tema prohveteid ja sõnumitoojaid ja nendele siis kuulub see täielik armulikkus, kui ka teistele, kes saavad mingi osa sellest, sest alati ka kõik need, kes ei järgi Jumalat ja tema sõnumitoojaid, et nemad saavad ka alati mingi osa tema armulikkusest, see, et nad saavad, et kõik see söök ja jook, mis teil on ja silmanägemine näiteks või tervis, et kõik see tegelikult on ka osa sellest armulikkusest, isegi kui nad ei järgi Jumalat. Ja siit edasi järgmine värss, või siis esimene tegelikult, alhamdulillahi rabbil alamin. Ja sellel on siis kaks osa, kõigepealt siis alhamdulillah, mis tähendab kiitus olgu Jumalale ja see siis kiitus Jumalale tema täiuslikkuse omaduste ja tegude põhjal, või mis tema täiuslikkuse omaduste ja tegudega seoses, mis põhinevad siis headusel ja õiglusel, need tema omadused ja teod. Ja talle kuulubki täielik kiitus igal võimalikul moel. Alhamdulillah. Ja teine pool, Rabbil alamin, maailmade issandale. Ja issand on siis see, või Rabb araabia keeles, kes hoiab alal kogu loodut. Ja kogu loodu tähendab siis kõike, mis ei ole Jumal. Et kõik väljaspool või eemal siis Jumalast on siis see loodu, mida Jumal Allah alal hoiab. Ja ta teeb siis seda läbi nende loomise ühelt poolt ja samuti andes neile kõik vajalikku, kõik vahendid selleks, et elus püsida.
see, et meil on võimalik hankida endale toitu ja kõike muud eluks vajalikku. Et see on osa sellest. Ja samuti siis õnnistades kogu loodut siis sellise suurte õnnistustega, milleta ei oleks neil võimalik olemas olla. Et samamoodi kõik need õnnistused, kõik, mis meil olemas on, kui meil ei oleks võimalik kasutada oma mõistust või oma keha kõikide nende asjade saamiseks, mis meil vaja on. Kui me ei näeks, me ei kuuleks kõik inimesed, siis me ei saaks ka elada. Ja kõik need asjad ongi osa siis sellest õnnistusest, mis on siis tulnud kõige kõrgemalt Jumalalt. Nüüd see temapoolne loodu alalhoidmine, see on nüüd kahte sorti. See on üldine ja spetsiifiline. Ja üldine alalhoidmine tähendab siis või viitab temapoolse siis loodu loomisele. Andes neile elatist, neid juhatades selle juurde, mis on vaja on, et maises elus ellu jääda. Ja see siis praktiliselt kehtib kõikide inimeste kohta. Ja spetsiifiline alalhoidmine viitab siis tema siiraste sulaste alalhoidmisele läbi usu siis, neid selles edukaks tehes ja täiustades ja hoides neist eemal igasugused takistused, mis nende ja siis usu vahele võivad tulla. Ja reaalsuses tähendabki siis nende juhatamist igasuguse kõige hea juurde ja nende eemalhoidmist siis igasugusest halvast või nende kaitsmist igasuguse halva eest. Ja ehk just seetõttu kasutas ka prohvetid oma palvetes hästi palju seda sõna rabb või issand, kuna kõik, mis nad palusid, on siis seotud just selle Jumala olemusega kui issand, kui kõige alalhoidja ja kõige looja. Ja tema sõnad, Allahi sõnad, Jumala sõnad maailmade issandale viitab siis ka sellele, et tema on ainuke looja ja temale kuulub ka kõikide asjade korraldamine ja kõikide õnnistuste andmine. Ja see näitab ka tegelikult seda, et ta ei vaja mitte midagi, ta on eemal igasugustest vajadustest. Meie vajame teda, tema meid ei vaja. Ja täpselt nii ongi, et kui samas, et tema ei vaja midagi, samas kogu loodu vajab teda täielikult ja igal võimalikul moel. Need on esimesed 3 värssi või 2 värssi Al-Fatiha suurest ja inshallah järgmises videos ma siis jätkan järgmise värsiga. Barakallahu fiikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.